Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Ärge unustage palun üht väga erilist sündmust. See on meie 50. Hea tüdruk salvestus, mis toimub 6. märtsil kell 19.00 Manala Roosas ehk siis uues klubis. Aga kohale võib tulla juba kell 4, sellepärast et loomulikult, mis teil ikka muud teha, kui pisut šampanjat nautida, võib-olla head ja paremat toitu, šokolaadi, võib-olla pakutakse isegi veel torti ja briljante, kes seda teab. Aga esimesed 120 õnnelikku, kes kohale tulevad, saavad kinkekotid ja kõik külalised saavad loomulikult ka tervitus šnapsi. Ja kinkekottides on imelised asjad, ühed minu suured lemmikud, Atose seep ja imesalv. Aga me anname ka siis Leia Korea tooted ja seal kotis on ka Pariisi vee Colliers tooted, millega tegelikult on tehtud Hea tüdruk saate Pireti ja minu ja meil on ka 3. inimene, kus juures sellel vestlusõhtul, see on Reet Härmat, meigid. Nii et olge kohal varakult, nautige šampanjat ja tuleb üks ääretult äge ja meeleolukas ja lõbus õhtu. Rõõm on alustada jälle uut aastat ja uut hooaega ja ma saan aru, et Eestis on vaesus ja meie stuudios on küllus ja luksus. Oota, mis see nüüd? Ma just mõtlen, kas ma panen lennuki režiimi peale või? Aga kes see ikka mulle praegu enam? Kell on nii palju juba. Aga kaotad populaarsust või miks siis ei helistata? Nii hilja. See on nagu minu ema ütleb, kes mulle ikka helistab, et kui me läheme kontserdile või teatrisse või sellisesse mõnda peenemasse kohta, kus absolutely mobiiltelefonid not allowed ja see või kinnogi kas või ütleb, ei, kes see mulle ikka enam nii hilja helistab. Ja viimane tore sündmus oli siis selline 1. jaanuar Estonia kontserdisaalis, see uhke aasta alguse kontsert või uusaasta kontsert. Ja, hästi legendaarne, kuhu siis peab justkui kohale minema, kui sa oled keegi. See ei ole mingi meelelahutusauhinnade gala, see on kõrgem klass. Ja nii tore, ma alati võtan ema sinna kaasa, sest suvel nad augustis korraldavad, siis on vist, kas siin alkoreklaami tohib teha? Juu! Et on siis Vana-Tallinna gala ja siis 1. jaanuar on siis uusaasta kontsert ja ühe väga kalli konjaki gala. Ja istume seal muidugi suht esimestes ridades, 8. reas ka väga hästi ju. Ja järjekordselt, mul tuleb viimasel sekundil meelde, ma ütlen emale, anna oma mobiil siia, et ma panen ta vaikse peale. Ja ema annab, esimene lause on alati see, võin juba peast öelda, kes see mulle ikka nii helistab, et kõik jutud on sõbrannadega päeval juba räägitud. Ma lähen üle kereikiseks, ma tunnen, et anna siia. Ja esimest korda, tal on nupukas, tema tahab nupukat, tema ei taha mingit peent Apple'i versiooni ja surun ja ei lähe kinni. Võib-olla ma olin närvis natukene, aga ei lähe kinni.
ja ei lähegi kinni ja enam kohe hakkab pihta, seal on otseülekanne, sa ei tohi saalist välja minna, mitte midagi. ma olen täiesti endast välja, see ma ei saagi kinni ja mul kõrvalistus ka vist keegi, ma ütlesin, et kuule, et aita, et no ei saa kinni, see ka toksis, no juba hakkas kõik pihta. Ema pani siis sügavale käekoti põhja ja saad aru, ma olen selle esimese vaatuse või selle poolaja, siis ma olen täiesti üleni higine, sest ma ei saa nautida seda kontserti, sest mul on kogu aeg selline tunne, et kindlalt, tal on varemgi see juhtunud teatris, et kui ta on öelnud, et mitte keegi enam nii hilja ei helista mulle, siis on ta pling! Tavaliselt on vanematel inimestel ka heli põhjagi. Ja tavaliselt nad võtavad selle telefoni ja vastavad. Hallo, kes sa oled? Ei, ma ei saa praegu rääkida, ma olen kontserdil. Saad aru? Ja siis ma jõuan veel emale viimasel minutil sosistada, ütlen, et tead, no me istume veel keskel, mitte kuskil ääres. Ma ütlen talle veel, et kuule, et kui nüüd peaks hakkama helisema, palun tõuse hästi rahulikult püsti ja lahku saalist. Viska telefon lavale ja tee nägu, et see ei ole sinu oma. Ja mõtlen, et ei, no ma mõtlen, kui kohutav see kõik on, see on otse ülekanne, inimesed kodudes vaatavad, Saagim istub seal, nagunii see on tema telefon, mis helises on. Ja ma ei tõuse ju seal püsti ja ei ütle, vabandage, see on minu ema telefon, kes ei saanud hakkama seekord oma nuputelefoniga. No kõik 1000 mõtet jookseb läbi ja siis ma mõtlen, et ma saan üldrahvaliku halvaks panu osaliseks, kui see peaks juhtuma. Ma rikun kõik, absoluutselt kõik ära, kogu elamuse ja dirigent Tali, kes on seal nii uhke ja nii ilus ja kõik on suurepärane ja siis ma mõtlen, et okei, ja tead, Anu, et kui see peaks, vaat see on nüüd esimeses vaatus selle poole ajal, et aga kui see peakski tegelikult juhtuma, siis täna on see on kohutav vaba, nähtavasti mind mitte kunagi enam sellele üritusele loomulikult ei kutsuta, aga mõtlesin, aga läheb umbes nagu aasta või 2 või maks 5 mööda ja kõik meenutavad seda naerul suvi. See oli see kontsert, kus Anu emal telefoni. Just. Ja siis ma jõudsin, vaata, millised toredad mõtted kõik. Ma ei tea, kas ma seda kontserti ka kuulasin enam, aga ja siis ma mõtlesin, et vaata, kus inimese aju on selektiivne, meil kõigil endil ju ka, et tol hetkel, kui see mingi jube asi, nii-öelda väga jube asi juhtub, et me oleme totaalselt endast väljas, me läheme täiesti krussi, tundub justkui maailma lõpp oleks saabunud. Ja siis ma jõudsin seda ka veel mõelda, aga mõtle veel vana inimesele helises telefon, ma ei pea siin ennast silmas praegu. Ja kas see oli siis nii kohutav asi, kas see on võrdne maavärinaga või kas see on üleujutusega võrdne või metsatulekahjuga? Ei ole ju. See on nii väike asi, see on nii inimlik ja loomulik asi. Kusjuures mitte keegi ei tulnud enne selle kontserti algust lavale, ei öelnud vähemalt mingis humoorikas stiilis või garderoobitädi ei tulnud või saalivalvur ei tulnud ja ei öelnud, palun lelitage kõik oma telefonid välja. Et ma saaks ka öelda, aga näed, et ikka ununeb vana inimese. Ei, aga 1. jaanuar, pooled inimesed ei ole selleks ajaks veel kainekski saanud, et sa arvad, et sa pead istuma seal Euroopa alla neelatult kontserdil kaine ja viisakus. Kus su bravuur on? Kas sa oled tõesti nii pai tüdruk, et sa nagu muretsed selle üle, et äkki nad löövad selle pärast risti, et kontserdil heliseb telefon? Sa oled palju hullemaid asju teinud. Absoluutselt. Ja siis ma ise ka mõtlesin, et järsku ma siis tõusen püsti ja ütlen palun vabandust selge ja kõva häälega ja lahkun koos. Jätan ema sinna, võtan telefoni kaasa. Okei, siis tuli vaheaeg. Ja siis ma esimese asjana tegin, mamma, anna telefon siia või viime selle praegu garderoobi ja uputame sinna sinu kasuka taskusse. Just. Ei, ma ei anna. Ma ütlesin, mida sa räägid? Sa keerasid mul tuksi esimese vaatuse ja nüüd sa ütled, et sa ei anna. Ja siis ma võtsin tal emad poolvägisi selle telefoni sealt ära ja siis, kuidas ta tuli porisedes mulle järgi garderoobi ja selle toredale noormele ütlesin, palun peitki see telefon ruttu ära. Et selline lugu. Emale tuleb uus telefon lihtsalt osta, et ma ei ole sellega jõudnud tegeleda, et ju see telefon on oma elupäevad ära elanud.
ma saan aru, et sa oled aasta algust alustanud sellega, et sa oled oma kõige suurema selle aasta patu ära pihtinud ja rohkem sa ei ole mitte millegiga suutnud hakkama saada veel. Selle aasta alguses mõtlen, mis on midagi hullu. Ei ole, ma olen täiesti rahulik, normaalne inimene. Ainuke, mis mind on selle aasta alguses kohutavalt häirinud, on see, et issand, ma võtan proua doktor Karmen Jolleri nüüd ette. Ta kirjutas sulle jälle või? Ära söö toidulisandeid. Ei, mul oli nii kurb, ma tegin eile raadio lahti ja kuulasin just, kuidas ta jälle manas neid, kusjuures Imre Kaas ka, kes oli vanasti Reporteri saatejuht, see on ka nii asjalikuks hakanud, kas ta on kuskil mingi... Ja ta on ameti pressiesindaja. Just, issand, kui kuri ta oli. Ja siis Karmen, sina ka, et seal, kuna ma teen Puuduta mind saateid ja seal käivad tõesti loodusravi propageerivad inimesed. Nad arstidel ära keelata mitte teaduspõhise meditsiini. Ja mul ei tule nüüd selle perearsti nimi meelde kahjuks, aga ma ruttu scrollisin ja vaatasin, issand jumal, ta on ju mitmeid kordi meie saates ka käinud. Ei, ja ta rääkis nii mõistlikku juttu, et oli koos ühe loodusterapeudiga, nad olid kahekesi, üks uskus siis alternatiivmeditsiini, tema on perearst, on ju. Ja siis nad nii rahulikult omavahel nagu rääkisid ja arutasid seda teemat. Ja tema rääkis pigem selles võtmes, ütles, et tõepoolest, et nii palju tuleb inimesi vastuvõtule, kellele ta tahaks sinna retsepti kirjutada umbes, et palun tõuse diivanil püsti ja mine kõndima või et mine võta natukene, ole natukene päikese käes või mine hinga natukene hapnikku sisse või osta endale tossud või et miks sa kurdad, et tõesti, et kevad on korja võililli, korja teelehti, korja marju, söö neid rohkem. Et see jutt oli jumala adekvaatne, et seal ei olnud juttu minu meelest sellest, et ma ei tea, et... Joogloori või? Jaa, et joogloori või mis see MMS-i või... Ei, ühtegi sellist asja, et pigem see sõnum oli see, et olgem nagu tasakaalus, et ärgem tormake kohe nende retseptiravimite poole, et proovi, et võib-olla tõesti, ta tunnistas ka, et võib-olla kui sa jood seda ravi teed, et see võtab pisut kauem aega see tervenemine, see võib tõesti olla, et selle muu asja sa saad kiiremini maha keemiaga, see on ka loogiline, on ju. Aga seal ei olnud nagu mitte midagi ebaadekvaatset või hullu. Ja siis ma mõtlesin, et mis nüüd lahti on läinud, et kas ravimeid ostetakse liiga vähe või inimesed on liiga terved või kas nad elavad liiga kaua või nad on liiga rõõsad ja roosad ja et ma ei saanud aru, kus see nagu probleem on, sest ma ei ole viimasel ajal kuulnud eriti, et keegi oleks öelnud, et kui on mingi tõsiselt raske haigus, et ära arsti poole pöördu, et kui ma ikkagi kukun ennast katki või mul on mingi kasvaja või mul on verega mingi probleem või mingi... sellised on ikka, aga see peab kuulama. Jaa, et ma loomulikult pöördun arsti poole ja see perearst üritas pigem öelda seda, et jaa, arsti poole number 1, aga võtke ka need võimalikud alternatiivid samal ajal kasutusele, ehk siis jällegi jõuame sinna. Liikuge, sööge tervislikult, palun väga. Kui teil juhtub kodus olema langustiin ja pisut tuuramarja, siis vormige endale sellest kasulik eine. Just tuuramarja, muna. Vaata, vanasti ma mäletan üks vahe oli, jube jutt käis kogu aeg, et ärge sööge muna, see on kolesterool. Üle 2 muna vist ei tohtinud. Ja siis läks natuke aega mööda, siis oli palun sööge muna. Muna on üks tervislikumaid asju üldse. Et selles mõttes sa võid ju hulluks minna, et tee seda ära, tee ära. Aga sa ei lähe siis selle hullusega kaasa, võtame ikka selle suure eluka.
no hakkas sa krõbistama. Liputab saba. Hakkas sa krõbistama, et ma rääkimise ajal ei saa süüa kahjuks. Ei saa või? Okay. Aga noh, et sellised asjad teevad mind nagu kurvaks ja eriti sellises väikeses kogukonnas või väikeses riigis, et me ei jõua kuidagi konsensuseni, et kuidas on õige või kuidas on vale ja samas mind hämmastab ka see, nad võtsid ka homopaatia hästi tugevalt ette ja Eesti on ju justkui tagapajulas selles mõttes, et Läti, Leedu, seal on igal Soomest, Rootsist, Euroopast me ei hakka rääkimagi. On ju apteegid. Igal pool mujal on, aga meil on see nagu kuritegu. Et selle nad võtsid ka ette, seda see Imre ka kirus, et ta veel ütles niimoodi nähvas, ma alati ajavad sellised inimesed naerma, kes nagu, nad on nii vihased nagu tihased ja nad ei tea, mida öelda. Ja siis, sööge oma neid väikseid suhkrupalle ja vaadake, kas te saate terveks või ei saa. Et kus see viha ja nagu selline kurjus tuleb, sest et nii palju on ju ka inimese peas kinni või et no las nad, kui ma tunnen, et ma võtan selle rohelise lehe ja krõbistan seda ja ma tunnen, et ma ma saan terveks. Järsku see on placebo-efekt, et no las ma krõbistan, et miks see teid nii närvi ajab, et kui midagi olulisemat on, küll ma sinna arsti juurde ka jõuan. Mina olin ükskord küll väga üllatunud selle üle, kui täiesti tavalises keskhaiglas oli tohutu probleem selle üle, et miks lapsuke number 2 ei sünni ette nähtud kuupäeval. Minu laps siis, mina pidin sünnitama. Ma räägin iseendast, just. Ma ei räägi sõbrast, ma räägin iseendast. Ja siis kõrgelt haritud, välismaal koolitatud, arstiharidusega, mitte ämmaemand, teatas, et mees ei taha, et laps sünnib. Teil on vaja mudida mehe varbaid, teil on vaja teha refleksoteraapiat. Ja siis me läksime mehega, kes viibis kohal, mõlemad ukse taha ja hakkasime naerma. Ja põhimõtteliselt ei olnud veel ka õige tähtaeg käes, aga kuidas saab keegi keset valget päeva tulla ja pakkuda mulle nagu sellist varianti, et ma peaks nüüd rasedana hakkama kellegi varbaid mudima, et lapse sünnitähtaeg õigeks ajaks kohale jõua. Keset valget päeva, täiesti tavalises haiglas, valge kitliga arst. Võib-olla sellel kõigel on mingisugune point. Siin oli kindlasti mõte. Siin oli kindlasti mõte. Mees ei taha, et see laps sünnib, see on nii kohutav. Järsku sellel arstil niimoodi toimis. Ta on selle läbi käinud. Ma kahtlustan, ta ei olnud mitte kedagi tolleks hetkeks sünnitanud. Aga samas ütleme nii, et tänapäeval on ikkagi esoteeria ajastu ja ma arvan, et puuduta sind saated, mida sa teed, need on väga laia vaateskonnaga saated ja sa oled ilmselt kaardistanud ära kõik Eesti erinevad nagu teadjad ja posijad ja kõik muud sellised. Et inimesed, mulle tundub, et peavad hädavajalikult millessegi uskuma, kui see ei ole selline vana kivist kirik, mida siin Eestis on juba 800 aastat. Et see ei sobi millegi pärast. Eesti inimesed ütlevad, et nad usuvad küll millessegi, aga see ei ole nagu kristlus. Et siis, kui see usk neid millessegi aitab ja see ei ole tervisele kahjulik ja sa ei jäta teaduspõhist meditsiini kõrvale. Ma ei saa ka sellest aru, et see on minu jaoks nagu hästi kurb ja kui ma vaatan kõiki neid inimesi, kes nüüd siis tegelevad selle nii-öelda alternatiivmeditsiiniga või posimisega või kuidas iganes te soovite seda nimetada, siis ma ütleks, et kui ma nende tausta vaatan või nende nagu harjumusi, igapäeva harjumusi, siis ma ei tea küll, kui ma tõesti kerin, me läheneme juba, issand jumal, 400. saatele, siis ma ei ole kunagi näinud, et nad oleks jooksid, eriti alkoholi keegi nendest, et nad toituksid väga ebatervislikult. Ma ei ole näinud ka, ma praegu täiesti nagu ma üritan visualiseerida, nad ei ole ka keegi sellises nagu ülekaalus ja kui ma vaatan neid, siis nad on hästi terved ja iseendaga kuidagi hästi, saavad iseendaga hästi läbi, ütleme nii. Ja tead, nad on kuidagi teistmoodi õnnelikud, nende silmad säravad. Tähendab, midagi nad teevad õigesti.
jah, minul oli ka väga huvitav kogemus, ma tegin ka siin vahepeal saate, mis jõuab veebruaris eetrisse Kehakaalust rannakeha saade ja üks saate kangelasi oli süljestaja, toitumisterapeut, sa tead, mis see on? Süljestaja? Ja just, inimene sööb võib-olla 2 korda päevas, aga ta iga suutäie väga tervislikust toidust väga põhjalikult 38 korda närib läbi. Mitte ainult 38, 100 ja põhimõtteliselt ta juba peaaegu suus seedib selle ära Evelin Ainladere ja kokkuvõttes kõikide nende inimestega võrreldes, kes olid seal erinevatest kliinikutest ja ka pakkusid nagu erinevaid teenuseid, mis kõik aitavad kehakaaluga toime, tundus ta väga helge. Ja tuli oma tehtud toitudega, millest ei olnud mitte midagi valget, ei valget suhkrut, ei piima ega jahu. Soola. Ja soola ilmselt ka ei olnud ja kokkuvõttes ütleme niimoodi, et isegi mulle, kes ma võib-olla olen küünik ja võib-olla ei võta 100% esoteeriat tõsiselt, oli päev otsa meeter maast kõrgemal olek toidu peale, kõht ei läinud üldse tühjaks. Kõht ei läinud ka punni, mis ma olen tähele pannud, et kui sa toitud õigesti, sul ei ole sellist puhituse tunnet kõhus ja kuidagi ja sa oled mentaalselt, see mõjub ka ajutegevusele hästi. Et kuhu ma tahaks jõuda ja lõpetame selle teema järsku ära. Läheb täiesti esoteeriasse juba. Aga kuna meil on nii ahvatlevad toidud täna, ma pean Kala Arsenali muidugi tänama sellepärast, et siia vahele, sest see on mul lemmikkoht ja ma ei tahaks seda praegu reklaamida, sellepärast siis te kõik tormete sinna ja vahel on seal tohutu järjekord. Ja ma vahepeal vist lõpetasin seal käimise ära, ta jääb pisut kaugele minu kodunt, on ju. Ja ühe väikse naksu pean ka ütlema, et kraavilõhe läks pisut minu jaoks soolaseks, aga nüüd nad on seda muutnud, nad on seda timminud ja see on just, exactly, ma väga soolaseid roogasid ei armasta. Ja nad vist, mul õde ütles, nad olid ise ka vist vahepeal ennast kinni pannud mõneks ajaks, see on nüüd kuuluvad, seda ma ei tea täpselt. Ja rahva tugeval nõudmisel, ehk siis, kes seal Arsenali ümbruskonnas elavad, sinna ju jääb väga noblessner. See on sinu kodupood, just Arsenal ja kalamajad ja kõik, mis sinna kõrvale jäävad, et siis rahva tungival nõudmisel oli see uuesti avatud. Ja ja teate, kes seal töötab ju, ma ei hakka rääkima. Oota, kes ei hakka rääkima? Okei, minge vaadake ise, seal on kuulsad inimesed on seal. Aga ma ei saa aru, Anu, kuidas see sul õnnestub? Me oleme täna vaadanud siin ringi, ennem saate algust on siin käinud nagu juba selline show, mis on kurnanud täiesti ära selleks ajaks, kui saade algab. Meid on üle riputatud briljantidega, sinu tähesära ka natukene pudeneb mulle. Briljandid on Noblessnerist, eks ole? Balti briljantidelt. Ma sõitsin nendega täna trammis, koti sees oli üle 20 000 eest briljante. Et edaspidi mul neid kunagi enam kotis ei ole, et mind ei ole mõtet rünnata, aga inimesed tahavad sulle tuua parima šampanja, nad tahavad keset sellist Eesti hallust tuua sulle tuura kaaviari, tuua sulle langustiine. Norra lõhe. Ja Norra lõhe. Kalamari. Ja, just. No ma ei hakka nendest muudest asjadest, Ohirat ma olen nii palju juba reklaaminud. Aga et kuidas sa ennast selles luksuses tunned, kas sa oled tõesti Eestis ainus, kes suudab piisavalt hinnata siis briljante, langustiine, šampanjad, ainus, üks ja ainus? Ei, ma arvan kindlasti meil on veel selliseid inimesi, aga nad on targad, nad ei eputa sellega, et ma võib-olla natukene liiga edev olen, aga ma tahaks lihtsalt selleni jõuda, et vahel heidetakse seda ette ja et sul on lihtne kekutada, et mine vaata palju siis vutimuna maksab ja siis lõhe ja nii edasi. Ja šampanja. 60. Mõni elab siin ka hästi. Ja teate, ma olengi öelnud seda, et ega ma ju ei söö seda meeletutes kogustes. Nagu putru. Just, aga kui ma söön, siis ma söön seda head asja, aga väiksemates kogustes. Et teie viga, kallid inimesed, kes te siis nagu lähete natuke selliseks tünnimoodi on ju ja räägite, et kõht valutab või kõht on puhevil või üleüldse nahk on kuidagi kuiv
ja nii edasi, siis noh, te olete ise süüdi, ma ei hakka loetlema neid asju, mida te tegelikult sööte ja mida ei ole mõtet süüa. Et ma just täna hommikul kusjuures mõtlesin, ma pean reklaami tegema, kuigi meil seda toodet siin ei ole, aga ma söön ikkagi ka näiteks, ostan oma saia. Ma just mõtlesin, ma söön ju saia. Samamoodi ja hommikul. Ma eladeski ei usu, et ja, aga ma võtan selle saia röstist näiteks. Hangin endale. Või see koht siin Stalkeris. Just, või siis Arsenali kala müüb ka seda leiba, seal toovad või Becker toob oma leiva sinna müüki, saab seda ka sealt. Sa sööd ainult kvaliteetseid asju? Ja, et ma söön kvaliteetseid asju ja pluss ma ei söö neid tonnide viisi. Ja kuidas, samas mul sõbranna Reedu küsib, kuidas see võimalik on, et ma tahan tema tahab midagi nagistada kogu aeg. Aga ma ei saagi nagistada sellepärast, et ma söön õigeid toidulisandeid. Ja ma olen märganud seda, et kui sa sööd sinna kõrvale õigeid toidulisandeid, siis sul kaob see näljatunne nagu ära, sest ka toidulisandid ju täidavad sind, mis on ju loogiline. Issand, nüüd nad löövad su risti, ma arvan, et kui sa lähed... Joller jookseb praegu kappad siia. Praegu see sireen käib. Mis mõttes sa see toidulisandid? Ja mitte vähe. Ma võtsin mul on isegi kotis eraldi karbikest, ma ei jõua neid kohe hommikul ja võib-olla seal päeva jooksul tuleb neid juurde tarbida. Mul on veel eraldi nagu purk miksiga, et ma siis päeva jooksul suudaksin kõik selle plejaadi ära süüa. Ma tõesti tarbin palju toidulisandeid. Mitte midagi pole teha, aga ma ei saa ka, nagu ma olen öelnud, seda lõpetada, sest mul on selline tunne, et kui ma panen selle punkti, siis... Oota, aga mis su igapäevases toidulisandite menüüs on? Ma võin ette lugeda. Minul on tänu toredale Happy Agingule ka väga suur plejaad valgeid purgikesi, mida ma kõike tarvitan. Need on tohutult kvaliteetsed vitamiinid. Need on nimelised, nahale on mõjunud tohutult hästi, et vedel D-vitamiin, lihtsalt ja nagu te näete, nende tooteid ei ole siin praegu, me ei reklaami neid. Ei, absoluutselt, aga et selles mõttes mina ei ole nagu sellisele kõrgemale tasemele nagu sina, kus sul on ilmselt retinoolid ja hüalroonid ja ma arvan, et sul on palju nagu tõhusam keemiavabrik seal käekotis kui minul. On kindlasti. Ja ma olen hästi mis meil on, see ei ole ka praegu, nagu näete, me ei reklaami ainult neid asju, mis meil siin laua peal on, et Ecosh on ka mina toetan neid, nemad toetavad mind, aga mina olin juba enne seda, täna võite minu Instakontol muidugi näha palju pilte ja videosid nendega koostöös, aga ma ütlen ausalt, ma olin pikalt, juba siis kunagi, kui nad alustasid, ma olin pikalt nende suur fänn, sest tõesti, sa otsid ja pime kana lõpuks leiab enda oma. Et seda ma soovitan ka kõigile, et ärge kuulake seda, mida sõbranna ütleb, et mina näiteks praegu kiidan, ütlen, mul on seal Ecoshi seened on muidugi fantastilised, seal on mitut erinevat sorti neid. Aga kui mina kiidan ja ütlen, et need mõjuvad tohutult hästi, siis need võivad sulle hoopis vastupidise efekti anda. Mina lähenesin asjadele vastavalt veretesti tulemustele. Just, ma tegin ka selle veretesti ära ja sealt tulenes ka see ja seda veretesti ma soovitan ka tõesti teha, sest sellest tuli see, et sa tarbid asju, mida sul tegelikult vaja ei ole. Ehk siis sul on kallis uriin lihtsalt, et midagi hullu ei juhtu, aga lihtsalt tarbid tühja nagu. Et sealt ma sain ka hästi palju häid nõuandeid. See veretest on hästi oluline, siis ma käisin 2 nädalat, mulle löödi siia naha alla üks kiip, kõndisin sellega ringi. Glükomeeter või? Ja sealt mul oli ka see. Just, et sealt läks otse siis nende arvutisse on ju kõik minu, ma ise lülitasin telefonis selle äpi välja, sellepärast, et ma seal võis katastroofilisi hetki tekkida, kui šampanjat oli liiga palju nauditud või liiga vähe liigutud päeva jooksul ja liiga palju püherdatud voodis, et me ei tahtnud, et kõik see häirekellad minuni jõuaks. Aga seda ma soovitan. Jällegi inimesed ütlevad, see on kohutavalt kallis. Jah, see on kallis. Aga kui kallis on täna ikkagi see, et sa võib olla mõni saad inimene... Saad diabeedi näiteks. Just. Kui sa ei jälgi oma verekutsu kõvereid. Ja minul oli see oht ka, et mis mind hämmastas, oli kolesterool vaata, nad ütlevad ka selle, et sa oled seal ohupiiril.
et veel ei ole, aga see võib tekkida sul ja diabeedi oht ka. Ja seal oli ja mis oli kõige jubedam, kõige jubedam oli see, et seal ju võetakse see test ka, et milline sa välja näed, mis on su päris vanus ja mis on su tegelik vanus, mida, ma ei tea, kas sulle öeldi see veel? Öeldi. Et mis on su tegelik vanus ja mina lähen rinde ees, ma olin nagu nii uhke kõik. Arvasid, et oled 32? See on ju 25 loomulikult. ja nii edasi ja sain loomulikult külma veepangega vastu nägu, et polegi nii, et pakend võib olla küll suurepärane, aga sisu on kehva võitu. Ehk et sa pead ennast kätte võtma ja mitte midagi pole teha, et jah, see üllatas mind. Aga see kõik on teretulnud, et tänapäeva see võimalus ja mina olen seda meelt, et kui vaata, minu mõte ei ole isegi selles, et ma tahaksin tohutult kaua elada. Ma olen mõelnud seda, ma ei taha elada 100-aastaseks võib-olla. Jah, kui sa oled kusagil hooldekodus köögivili ja sa ei saa aru, kas sa oled Peet või naeris, eks ole. See ei tundu eriti hea perspektiiv. Et ma pigem tahaksin, minu eesmärk on see, et ma elaksin hästi tervelt. Kui see on võimalik, et ma elan sama tervelt või sellises tonaalsuses, nagu ma täna olen 100-aastaseni. Yes, let's go, I'm ready. Kuigi ma mõtlen, et mida üllatuslikku see elu võiks veel nagu mulle pakkuda. Ma olen pisut üleolev, arrogantne, aga samas ma mõtlen, jah, kui ma olen terve, siis ma võin elada pikalt. Aga kui ma ikkagi hakkan kuskilt logisema, kiiksuma, kääksuma, ajuga pole võib-olla kõik korras, siis ma ei taha nii pikalt elada. Ma käisin kusjuures seda filmi vaatamas, käisid sa vaatamas Kõrvaltuba. Minge vaatama. Jaa, ma tean, mis film see on, aga ma kahjuks ei näinud seda. Eutanaasia teema ei lähe mulle. Ei, see ei ole põhi. No okei, see on põhiteema, aga ta ei ole põhiteema. See on hoopis mingi teine kihistus. Soovitan soojalt, et ma imestan. Almodovar oli see? Jaa, Almodovari hoopis teistsugune film. Tavaliselt seal on rohkem niisugust draamat ja niisugust kirglikku actionit ja elu keeb ja aga see oli nagu rahulikult kulgev, mõnus. Oh my God, see oli nii sophisticated ja nii ilus, et ma mõtlesin just niimoodi ma sooviksin surra. Et kui ma tean, et see ootab sind ees, sa oled täis veel elujõus. Sa oled mõistuse juures. Ja mõistuse juures sa õitsed, su välimus on ka veel apetiitne. Aga sa saad ikkagi selle diagnoosi tänu siis meie tänapäeval suurepärasele meditsiinile, et see ikkagi juhtub, et midagi pole teha, et see mingisugune langus hakkab sinus toimuma. Sa ei taha seda näha, sa ei taha seda kogeda ja sa ei kogegi, kui sa muidugi Alzheimeris oled, aga ikkagi sa ei taha seda. Ja et sa saad siis selle otsuse teha. Mõnedes riikides on see võimalik. See on võimalik ja, aga see oli ilus, see pani mõtlema mitmes aspektis, see pani ka sellest aspektist mõtlema, et kui su mingi lähedane inimene on samasuguses olukorras ja ta ei saa enam otsust teha, kuigi ta on võib-olla sulle varem isegi öelnud, et Anu kallis, et kui ma peaks nagu kõik kaputt olema, et keha funktsioneerib, mingid muid haigusi ei ole, aga mõistus ei tööta, et ma olen täiesti zombi, et palun aita mind, siis mina suudaks ennast küll panna sellesse positsiooni ja aidata. Et vaadake seda filmi, et see on, ma tõsiselt soovitan ja üleüldse viimasel ajal tohutult häid filme. Me sattusime ju sinuga ka kinno. Ja see oli see Kallikene või Kullakene ja Baby Girl ja teine, mis mulle ka väga meeldis, ma ei tea, kas sa siis protseduuri oled käinud vaatamas Demi Moore'iga? Ma tean, mida see endast kujutab, aga ma ei ole jõudnud seda veel näha. See on ka tegelikult vananemisest. Ja hästi palju on sellisest... Hästi palju vananemisest ja surmast on filme. Minu arvates Paul Buffy oli sellest, kus ma väga palju käisin, et tegeletigi sellega, et kuna terve maakera vananeb. Jah, et noori inimesi pole kusagilt juurde tulemas. Eestis kõik nutavad sündivuse pärast ja järelikult tuleb hakata lahendama seda, kui kaua ja kuidas me elame ja kui väärtuslik see elu on ja kuidas me siit lahkume, aga protseduur meeldib.
meeldis sulle? Ja mulle on kõik need kõrvaltuba, protseduur ja siis Kullakene, need kõik filmid on mulle meeldinud. Number 1 on loomulikult see, et seal lõpuks mängivad minuealised inimesed on ju, see on yes. et ma ei pea vaatama mingisugust teenagerite filmi, see on nendele. Vaadaku, mulle ka, ma võin Videviku saagat ka vaadata, mulle väga meeldib see. Ma võin Harry Potterit vaadata. Just, aga mulle meeldis, et on sellised nagu, mis sind ennast nagu puudutavad, et selle Kullakese puhul ehk Baby Girli puhul oli ka see, et ma tundsin nii, ma pean seda ühe korra veel vaatama õndsas üksinduses ja rahus. Ja mul ongi tavaliselt nii filmide vaatamisega. Kõigepealt ma käin grupiga, ehk siis kui on esikas ja siis kambaga minnakse ja tša-tša-tša ja lõbus ja veinid ja kõik muu. Pidu, ja pildistamine, kõik see fa-fa-fa, see on tore. Nii. Ja siis chatid vahepeal sõbrannaga seal dogid ja räägid, oh my god, issand jumal, ja täpselt nii ja siis pärast lähed veel jooma. Aga siis teine hetk on see, et ma vahel lähen üksi kinno või ma lähen üsna tihti kinno, et vaadata seda filmi õndsas rahus täiesti üksi. Mulle meeldib kino. Kinoatmosfäär meeldib mulle. Mitte kõik kinod mulle ei meeldi Tallinnas, on üksikud. Aga me ei hakka neid praegu nimetama, sest nad ei toeta meid. aga ma lähen ja vaatan õndsas rahus. Ja siis kolmas kord, kui see peaks telekast või kuskilt tulema, siis ma vaatan ka veel ja need kihistusi tuleb sealt nii palju, et seda Kullakest ma tahan juba sellepärast vaadata, et ma tundsin seal nii palju sellist, see oli puhas kuld ja tõde. No vaata, sa ei ole nii kaua elanud, kui mina olen elanud. Ega väga suur vahe ei ole, mingi 10 aastat sinna tänna võib-olla. Et seal oli selliseid kihistusi, mis ma tundsin, et yes, see on just täpselt nii. Et kui mõni noorem inimene võib-olla läheb seda vaatama, ma isegi ei soovitaks. Isegi 30-ndates ei ole sellel mitte mingit mõtet. Ma mõtlesin, mida need kenad blondid tüdrukud selles filmis näevad, keda terve saal oli tegelikult täis. Ja siis nad kihistavad ja itsitavad seal ja see on nagu, nad vaatavad midagi muud. Alati igaüks leiab oma tera. Seda ma usun ka on ju. Nad vaatasid seda seksi, võib-olla nad vaatasid seda, et ohohoho, vanem naine ja nii ilus noor mees ja oi ja mina, issand, kui mina nii vanaks saan, siis minuga küll nii ei juhtu. Teiega juhtub just täpselt seesama. Et ma tundsin nagu nii palju iseennast ära, et ma olen selle läbi kogenud, ma olen selle teekonna läbi käinud. Jah, täpselt nii on. Ja kui mõni noorem ütles, et issand jumal, see ei saa olla võimalik, see on nagu rõve, on oma emaga. Öeldi Nicole Kidmani kohta siis, et ta nii noore mehega semmis seal, et fui vastik, siis see ei ole vastik. See on teistmoodi, ütleme, et see on nagu nii hea. Sures mina olen kogu aeg kahtlustanud, et ma küll ei usu, et inimesed, kes saavad vanemaks, et neile hakkavad meeldima vanad inimesed. Neile vastupidi, neile meeldivad jätkuvalt noored inimesed. Aga meestel on alati noored naised meeldivad. Ja, aga kui naistele meeldivad noored mehed, siis tundub, et selles on midagi vale ja siis kõik mõistavad sind hukka ja see on nii kohutav ja see on nii süntsusetu ja see on isegi inetu justkui. Ja see, kui see lotendava kõhuga ninakarvadega vanamehe koll on siis selle noore näitsikuga. Kõigi jaoks on väga imeline ja sõbrannad, kus juures ütlevad, good catch, tegid hea partii, et nagu veel kiidavad takka. Ja kui teistpidi on, siis on natukene nagu, et väga julged on need noored mehed, kes julgevad vanema puumaga ennast siduda ja seltskonda. Kõige raskem hetk, ma arvan, et selles filmis nemad eriti seltskonda vist ei läinud. Minu arvates see mees trügis koju tal. Ja see nii juhtubki kahjuks, jah. Võin omast kogemusest öelda, juhtub nii, et nad tahavad su kodus olla rohkem või nende juures kodus, et nad ei saagi, need kaks sõpruskonda ei segune selle siis vanema naisterahva ja siis selle noorema meesterahva sõpruskonnad ei segune kuidagi. Et sul, ja see on ka tõsi, sul ei olegi mitte midagi rääkida. Ja kui ma tagantjärgi mõtlen, et ma olin endast 22 aastat vanema mehega koos, siis kui ma olin tema seltskonnas, siis mul nagu toimus teistsugune
fenomen, et ma olin, see oli nii põnev, mis nad rääkisid ja mis teemadel nad rääkisid ja mis elu nad elasid ja see, et ma olingi nagu vasikas oma suurte silmadega seal, kuulasin, ega mul palju sekka öelda ei olnud, ma olingi natukene, nagu oli, nagu keegi ei pannud seda pahaks. Midagi tarka mul selle vahele ei olnud öelda, aga elukuul oli küll kohutav, aga kohutavalt hea, ma tahan öelda, mitte kohutav, aga ja uplifting nagu, et ma tõesti nagu nimesin sealt endasse nii palju tarkust, mis mind on edaspidises elus tohutult aidanud. Et ma mõtlen teistpidi, et ma olen ka nooremate meestega olnud, siis ja mitte üks raks, vaid mitu raksu, siis ma mõtlen, et ühe noormehega oli ikkagi nii, et temaga koos olemise hävitas ikkagi tema seltskond, mitte tema. Talle meeldisidki vanemad naised. Et ta oligi, osa ongi nii, et osadele meeldib nii, teistele . Ja ta tunnistas seda ka ise, ta ütles, et tal on ka varem olnud ta on semminud oma klassivenna emaga näiteks. See oli ka päris mõne. Ma ütlesin, kas klassivend ikka teadis. Kui see ei teadnud, pärast teadis, oleks ta maha löönud. Aga see oli põnev, aga mis selle hävitas ja millest oli tohutult kahju isegi, oli see... Sõbrad hakkasid näpuga näitama? Nad ei näidanud näpuga, nad hakkasid seletama seal midagi. Ja kusjuures otsima minus mingisuguseid vigu, ehk siis tooma nagu minu musta pesu korjama kokku kuskil. Ja seda ei ole vähe. Või kaitsta kas kaitsta või neile ei meeldinud vanemad naised on ju nendel. Või võis olla ka, et nad olid kadedad. Ma ei tea seda, me ei läinud ju uurima, on ju. Aga lõpuks me kõik kokku saime, sest et lõpuks sa saad ikkagi ju ka tuttavate ja sõpradega ju hakkad lävima. Ja sealt tuli ikkagi see, et hävitavad need sõbrad. Ja nüüd mul tuleb meelde, et kui ma olin siis vanema mehega koos ja isegi abielus on ju, siis seal jällegi tema seltskond üritas hävitada mind, minu abikaasa silmis, öeldes, et nii ei saa ju, et issand jumal, et ta on nii noor, kullakaevaja oli põhiväljend loomulikult. Mustnõid. Mustnõid, kullakaevaja, ma ei tea kõik, mis asjad on ju. Ja peab väga-väga tugev inimene olema, kes selle nagu, sa ju väga armastad oma sõpru. Mõned sõbrad on sul eluaegsed, sa ei taha, kui sa oled seal valiku peal ja osad nagu libisevad ära või kogu aeg kritiseerivad sind, siis lõpuks sa teed ju mingi valiku, kellega sa koos oled, kas sa oled siis selle tipsikuga või siis sa jätad oma sõbrad alles. Ega ma ei andnud ka, ega ma ei hellitanud ka, ma mäletan, et ma olin veel selline, et kui ma tundsin, et selline vihamüür koguneb mu ümber tema tutvusringkonna näol, seal olid nii nüüd ma räägin vanemast mehest, Ristometist, et siis ja seal olid nii naised ju mehed, eks ole, ringkond oli ju tal suur ja huvitav, siis ega ma huvitav, et nii palju mul sellist nagu naksakust või sellist nagu ma isegi ei oska seda nimetada, võib-olla sa ütled parema nime, kui ma loo räägin. Et ma panin ikkagi siis selle vanema abikaasa teele veeretasin proovikivisid ja näiteks kui tal oli sünnipäev, nendel oli siis olnud ju aastasadu oli olnud siis traditsiooniks, et ükskõik mis päeval seal nende sõprusringkonnas kellelgi sünnipäev oli, alati tuldi kohe hommikul tordi ja šampanja ja lillede ja sellises joviaalses meeleolus, et see hommikubrunch oli nagu hästi oluline. See oli eriti minu abikaasa puhul, temale see tohutult meeldis, eks ole, et istuti seal terrassil ja kuidagi see oli nagu pidupäev, see oli nagu selline nagu päev ja siis mina teadsin, et ma olin kuulnud kõik, et nii selline tähistamine on ja siis, kui tal see sünnipäev lähenes, me just olime saanud ka tuttavaks, võib-olla olime seal 3-4 kuud käinud alles ja tal ka veel kevadel ja mai ja kõik on la ja kevade alguse tähistamine. Ja siis mina ütlesin niimoodi, nii, kui sina mind armastad, siis tänavuse sünnipäeva tähistame meie ainult kahekesi sinuga.
mis mina, noor, värskelt lõhnav maasikas, lillenupp, roosinupp, murr, meie, kujutad ette, ainult kahekesi. Naudime, meil on selline mõnus, mis iganes, ise tellisin kõik need tordid, maasikad ja šampanjad on ja kõik need asjad, aga palun anna teada oma tuttavatele ja sõpradele, et nad ei ole oodatud siis nagu hotellis, et palun ei, ta pidi nüüd veel teatama neile, et teate, et te ei ole oodatud mu sünnipäevale nagu traditsiooniliselt hommikul. See võis jube õudne olla, ma mõtlen tagantjärgi, kui vastik bitch ma olin. Ja ma tegin sellise, ja ma ütlesin, kui sa mind armastad, mul oli nii palju jultumust, siis sa teed nii. No arva, mida ta valis, loomulikult. Ei, see on täiesti ebaoluline, et me võime mõni teine päev ka sööma minna kõik koos ja see on täiesti ebaoluline. Kohe, ta isegi ei mõelnud, et ei tulnud ka seda, et oota, ma pean nüüd mõtlema. Ei, kõik sobis, kõik. No muidugi, siis üks mutt oli ainuke, ma ei tea, kas ta ronis rõdu kaudu sisse. Ta ei suutnud uskuda ja ta tema oli nagu nõid. Ta oli ja lausa karjus ütles, mida te teete, mida see plika endast arvab, kuidas ta julgeb, sõimas läbi, siis ta oli tort kaasas, pani mõni plõnn laua peale, lõi sinna ja ta oli luuaseidjas läinud. Et see oli nagu nii naljakas, aga samas ma mõtlen, kus oli minul ka jultumust, et me ei olnud ka aastaid koos juba olnud, et ma oleks võinud selliseid nagu avaldusi teha. Jah, Oota, aga räägid nendest noortest meestest aga veel. Noorte ja ühe noore kuti peal, ma pean siin ütlema, pean nüüd paralleeli selle sünnipäevaga, et ühe noore kutiga mul tuli selline kange kiusatus. Mõtlesin, ma proovin selle nipi nüüd tema peal ära. See on siis nüüd aastakümneid hiljem. Ja noore kuti peal mõtlesin, et ta oli ka sünnipäev tulemas. Ja, või oli tal mingi oluline tähtpäev oli, mis oli traditsioon. Jällegi tema sõprade ja tuttavate ja kõikide asjades. Ja mina ütlen talle, et tead, kollis, et kui sa ikkagi, vaata, meil on nii tore ja et kas lähme hoopis reisile sel ajal või oleme kahekesi või sõidame sinna või teeme täda kolmandat näinud, ma ei tea, mida ma pakkusin seal välja. Igal juhul see oli väga murr ja väga pehme ja väga karvane ja väga ilus ja ütlesin, et pühendame selle päeva ainult meil. Ja tema ütles, ma ei saa seda teha. Ma ei tea, kui ruttu see tuli, ta vist võttis isegi mõtlemisaega natukene, siis teatas, et tead, ma ei saa ikkagi seda teha. Ja tema oli muidugi oma parima sõbra või kahe sõbraga, kes tal oli seda arutanud seda teemat. Vaata, minu mees, see vanem mees, tema ei arutanud isegi. Tema lihtsalt otsustas. That's it. Ja tegi kohe otsustas selle ära ja vaata, milline vahe. Noormees mõtles mõtlemise aega ja tema küsis ka sõpradelt siis, mitte kõigilt, aga siis kõige lähedasemalt. Ja ta jõudsid järeldusele, et nii ikka ei saa. Et nii need asjad ikkagi ei käi. Ja ma ütlesin, väga tore, et sobib mulle. Et mina ei osalenud selle sündmusel loomulikult, aga ma tegin ka omad järeldused ja teine asi, mis ma olen märganud ja naised pange seda ka tähele. Ma mäletan, et siis see vanem mees oli hästi asine. Loomulikult oli seal mitu firmat, ajas kogu aeg mingeid asju, pisi tööpäevadel. Aga alati, kui ma helistasin, ta oli sekretär, siis tal oli seal assistent ja mis tal seal kõik ümber tiirlesid. Alati, kui ma helistasin, siis ei olnud veel see mobiiliajastu ju ka, et sa helistasid lauatelefoni. Et siis olid mobiilid olemas, aga kasutati hästi palju seda lauatelefoni, kui sa helistasid kuskile firmasse. Ja kui sa helistasid siis tema firmasse ja ma ütlesin, et miau, mina siin on ju, et ma tahan Ristomatiga rääkida, on ju. Ta jättis koosolekule, võttis pausi, kohtumisele võttis pausi, tal oli alati aega paar sõna vahetada. Keset ükskõik mis kell, ükskõik millise tähtsa asja tegemisel. Ja seal noorema vennaga see ei saanud, see kell ja ära hakka mind tüütama mingi. Ta ei öelnud nii inetult, aga ta ütles, et ma ei saa, et issand jumal, ma ei saa ja et ära see kell nüüd küll tule siia, et meil on nagu selline oluline. No ühesõnaga, kõik oli täpselt vastupidi. Äkki oli vahe selles, et üks oli ikkagi, ma arvan, eestlane
noorem mees ja teine ei olnud, et ta oskas nagu teistsuguseid prioriteete seada, sest Eestis on ju selge, et töö on kõige tähtsam. Ja äri on kõige tähtsam. Inimsuhted, perekond, naised, lapsed, need seisavad kusagil mujal. See ei puutu absoluutselt asjasse. Ma olen mees, mul on tähtis asi ajada. Aga et ütleme niimoodi, et feminism Soomes on inimestega ikkagi viimase 50 aasta jooksul imet teinud, mis siin on mõõdukalt vahele jäänud ju. Aga mis sellesse kullakese filmi puutub, meil on aeg läbi kusjuures. Et ainus küsimus, mis ma tahtsin küsida, on tegelikult see, et mingil hetkel mul oli jube vaadata seda Nicole Kidmani nägu, ükski lihas ei liikunud ja mulle tundus, et see tohutu võidujooks ajaga, mida inimesed teevad iluoperatsioonidega ja mis on ka selle Demi Moore'iga protseduuri teema, et kas see tõesti on seda väärt? Sina oled suutnud kuidagi mingi tasakaalu saavutada selle ilu ja kunstiilu ja kõige muu juhtus, aga Demi Moore... Nad näevad isegi head välja Nicole praegu. Kidman, kogu selle asja juures, mis 5 aastat tagasi, Krüttige 5 aastat tagasi Nicole Kidmani või 50 aastat tagasi ja Demi Moore'i, nad nägid kohutavalt välja, nad on ennast mitte paksuks süstinud, aga paiste süstinud jah, et igatepidi nagu koledaks. Demi Moore on ise sellest kuskil ajakirjas, ma lugesin ka, et ta on võtnud vastu otsuse, et kui tal hakkavad need asjad kõik vähenema, on ju, mis ta on teinud elu jooksul, et siis ta nagu juurde, midagi ta teeb, see on selge, aga ta ei tee enam nii, et ta oli isegi pahane nende ilukirurgide peale, et nad ei osanud nagu kätt õigel ajal ette panna. Ta tegi üle, ta on seda tunnistanud. Ja teine, kes on Nicole Kidman, tegi ka mingi hetk väga palju üle, sest ta nägigi nagu muumia välja. Täna võrreldes sellega, kui sa vaatad teda siis nüüd seal Kullakeste filmis, ta on kordades okei, ta ei ole taastunud ja ma ei tea, kas sellisest asjast üldse taastutakse. Me ju ei tea, mida talle on tehtud, kas teda on lõigatud või mis seal on tehtud, aga ta näeb kordades parem välja. Kusjuures nende mõlema filmi puhul mind hämmastas see, et vaata, kui lähedalt või kui realistlikult neid näidati. Seal oli kõik neid vead, kõik need asjad, kõik, mis seal on isegi viltu läinud. Ja see oli suhteliselt õudne. See oli õudne, Kullakese puhul eriti. Ja siis ma mõtlen, mul on suhteliselt vastik seda vaadata. Just, et nad vaatavad ju ise selle filmi üle, aga kui pimedad nad on, nad ei, vaata, see on kõige õudsem asi, mis naistega ka juhtub, kes neid iluasju teevad. Nad muutuvad pimedaks ja kuna meil on aeg praegu läbi, ma tahaks selles teemaga hästi jätkata, sest mulle õudselt meeldib, me ei jõudnud selle teemaga poole pealegi, et ma tahaks sellest fenomenist rääkida, et kuidas sa muutud pimedaks, vaata nagu anorektik muutub pimedaks, ta ei näe, et ta on juba inetult kõhna, vaid ta näeb, ta läheb peegli ette ja ta päriselt ka, inimesed ei usu seda, aga see on päriselt nii, sest ta näeb ennast peeglist paksuna. Ja sama on see, kes siis jäävad sõltuvuste igasugustest iluprotseduuridest. Aga mina võtaks selle teema veel järgmises saates ülesse, sest et me peame nüüd tegema natukene ka reklaami ja kiitma ja tänama inimesi, kes briljantidest me rääkisime, Kala-Arsenalist me rääkisime. Aga võib tegutseda veel kõvasti. Ma saan aru, et see on üks luksuslikumaid briljandipoode, millega ma olin sunnitud siin tänaval ringi liikuma. See oli Baltic Briljant ja see on Noblessneris, sellest ma sain aru. Ja enam ta ei ole kesklinnas ja põhimõtteliselt need briljandid on otse Euroopast, neid on kõige rohkem, nad on kõige kallimad ja nad on väga eksklusiivsed. Ja mulle nad väga meeldivad, sellepärast, et sul on seal selline tabletisõrmus. Ja nad on pisut teistmoodi, ütleme nii. Aga lähme edasi. Ohirast ma juba rääkisin, mis oli hästi oluline. Me tahame ühe näojooga, vaat selle iluprotseduuride lõppu, me peame ühe näojooga harjutuse näitama. Iga saate lõpus me näitame ühe sellise lihtsa asja, et ei peaks minema siis noa alla, just täpselt. Ja minult on kusjuures tihti küsitud, et Aanu on kindlasti ennast lõikamas käinud. Ei, võin ausalt öelda, ei ole käinud ennast lõikamas.
samas küsitakse minu käest ka, kas Anu on ei ole käinud. Võite teinekord tulla mulle juurde, inimesed ju vaatavad kõrva taha ja ma ei tea, kuhu nad vaatavad, et kas on mingeid õmblused. ei no ei tea, vaadatakse mingeid arme, otsitakse siit või siit kuskilt või mis iganes. Võite lähedale tulla ja prillid ette panna ja vaadata. Luubiga vaadata. Mul ei ole neid arme. Aga meil oli joogaõpetaja, kelle nimi oli siis Kairi Espenberg, kes saatis meile joogavideod, näojoogavideod ja ma ei tea, kas ma võtan omale volituse, tegelikult ta korraldab loomuliku ilu konverentsi ja see on just selline mitte noa, mitte tableti ilu ja see on 12. aprillil ja me loosime ka välja neid. Meil on hunnik neid pileteid, kus saab ka erinevatesse töötubadesse. Aga nüüd on valmistumine näojoogaks, hingame kõik sisse välja ja siis ma saan aru, et me paneme käed laupale. See oli nagu ei suru mitte väga siia vastu, vaid aga paneme hästi tugevalt. Ja, hästi tugevalt. Mis kortsud meid häirivad siin. Kuigi mind väga isegi ei häiri, ma lugesin. Sul ei ole seal ühtegi kortsu? Ja kui ma nii teen, siis ma ikka tegin, ega ma naeran ja ma olen hästi miimika inimene. Ja mulle, kui ma päris ausalt ütlen, sellised naerukortsud ja sellised mulle meeldivad. Ma ei taha, et need täitsa ära kaoks. Mul on siin ka kurjuse kolmnurk, nagu te näete, natukene. Et ma ei ole... suudad ainult sina endale ette kujutada. Vaata, on ju. Ma panen prillid pärast ette. Pane prillid ette. Ja need vaod on ka, aga see on nüüd selle vagude vastu just. Et... Ja, et tuleb panna käed otsa ette, ajada silmad punni nagu konnal. Aga samal ajal ei tohi otsmikku tõsta. Ja otsmikku ei tohi tõsta ja siis tuleb suruda otsmikule ja lugeda 10. Nii. Kas me loeme mõttes või häälega? Nii, no oletame, et me lugesime ära. Lugesime ära 10 ja seda protsessi saab mitu korda korrata ja... Seal oli veel midagi. Ja tuleb valmistuda selleks, vaatame. Kas sa tahad, et ma otsiksin üles? Ei, mul on olemas täiesti see. Sa midagi jätad nüüd mainimata seal, et sa paned nii. Viime aju näojooga lainele, siis saab aju aru, et ilmekaks rääkimiseks ei pea otsaesist kortsutama. Asetad mõlemad käed. Ma võin juhendada, sa võid teha. Ei, siin ma võin juhendada, sa võid teha. Ja ma teen, Nii, aja silma, nii, selle sa tegid, pane nüüd nii ennast. No panen ennast nii. Nii, aja silmad pärani lahti ja loe 10. Nii. Ei, nüüd oletame, et sa lugesid 10 ära ja sa teed seda 3 korda, aga viimasel korral võta number 5 juures käed otsa eest ja nüüd võta ära, nii, ja nüüd katsu hoida otsa esine pinge vaba. Ei, no ära tee sellist lolli nägu. Silmad peavad punnis olema kogu aeg ju. Ja kui sa nüüd tunned, et kuhugi jääb veel pinge, siis aseta sinna peale just nii palju sõrmi, et see koht lõdvestada. Ehk siis sa tunned, et mingi koht on pinges, siis tegelikult pane pane ilusti. Kõik on, niimoodi 2 sõrme paned sinna kohale ja nüüd järjepideval harjutamisel peaksid suutma silmi pärani ajades otsa esist nii-öelda sirgena hoida. Ehk mida siin tahetakse öelda, et vaata, kui sina räägid mulle mingi loo, siis mina ajan silmad punni ja ajan suureks silmad ja automaatselt mul tõuseb otsmik. Sa võid lõdvaks lasta ennast. Aga ma peaks õppima nüüd ära selle, et kui ma ajan silmad punni, siis ma tegelikult hoian selle koha sirge. See on see harjutus ja seda on võimalik täiesti teha, ainult et tehke seda peegli ees täiesti rahulikult. Praegu üks teeb siin tsirkust. Vabandust, et me võtame seda piisavalt tõsiselt. Aga me teeme seda nüüd igas saates ja ma saan aru, et sinu jõulisel juhtimisel ma olen valmis andma ennast sinu kätesse selle näojooga osas. Absoluutselt, et see on ja need ei tohi tegelikult üldse naeruvääristada, sest mina olen nüüd, ma võin küll öelda, aastaid teinud hommikuti enne kui ma voodist välja tule, sa ei tea, mis trikke ma oma näoga kõike teen. Kas sa teed näojoogat või? Ei, ma mõtlesin selle ise välja, mul oli selline tunne, aga hiljem olen sellele kinnitust saanud, et mul on puuduta mind saates jällegi loodusterapeut Mailis Kivistik käinud, et tema on seda aastaid ja aastaid rääkinud. Tema vist hakkas kõige esimesena ka neid rullitamise värke tegema, vaata. Need on väga mõnusad. Need on õudselt mõnusad. Et ja kui mul on aega ja õhtul kreemitan näo ära, siis ma rullitan ka ennast veel. Aga mulle õudselt meeldib hommikuti ennast ikka niimoodi üles klohmida ja teha kõiki neid asju. Ma olen ma ei taha, mul on make näos, on ju. Ma olen intuitiivselt teinud neid asju, mida täna siin näojoogas räägitakse.
ma imetlen sinu põhjalikkust, sa olid teinud palju parema ettevalmistuse kui mina vaatasin lihtsalt pildid üle, kuulasin videot, sain aru, et silmad peavad punnis olema ja ma ei saanud üldse asja olemusest aru. Ai. Aga nii, kas me mainisime siis Leia Korea kosmeetikat ja seda ma pean küll kiitma, sellepärast et seda ma olen jõudnud kasutada ja mulle meeldib ja meil käis täna siin ka selle, enne kui me saatega alustasime, selle firma esindaja, tead, mida mina alati teen? Mina vaatan seda inimest, kes räägib mulle, et ma kasutan neid ja neid asju, siis ma teen seda joogat ja siis ma teen veel kolmandaid asju. Esimene asi, mis ma teen, ma prillid ette ja ma vaatan seda inimest ja ta oli naturaalne, ilus ja Korea kosmeetikat ma tõepoolest pean kiitma. Ma kahtlustasin varem, et see on natuke selline, et koreaalane järsku tahab eledama näonahaga olla, et järsku need kreemid pleegitavad siin. Sinu väärtuslik päevitus. Ja minu väärtuslik päevitus. Ei, kõik on fine, nad teevad Euroopa turule hoopis teise koostisosaga, seal ei ole mingid pleegitajaid ja niisuguseid toredaid või koledaid asju, aga ma tõesti kasutan neid tõsiselt. Kusjuures mulle meeldis nende asjade tekstuur, nad ei olnud sellised rasvased kreemid, nad olid pigem keelid ja nad mõjusid tohutult hästi ja kui ma vaatasin kodulehekülge, tundus, et see on üsna mõistliku hinnaga kosmeetika selle kohta, et ta on eksklusiivne ja premium ja mida selle kõigega teha saab ja minu arvates see roheline pulk, mis seal peal on, oli see, mis pidi huuled ilma süstimata. Hakkab pihta. ja loomulik ilu tuleb. Miks see nii oluline on, et suu peab nii suur olema? Kas te ei ole vahel aru saanud, et igale näotüpaažile on juba looja poolt loodud suu, mis talle kõige rohkem või paremini sobib? Selline suu sulle kohe mitte kuidagi ei sobi. Punnita, kuidas tahad. Mõtle, kui ikkagi ei paista piisavalt välja. Need, kes kuulavad, te peate ikka videot ka vaatama, sest see Piret teeb sellist sirkust meil siin kõrval täna. Ei, kõik on väga hästi. Aga millest me ja Babe ja Babe ja Cum Laude apteeki kosmeetika on ja Babe on intiimhügeeniks ja siis on ka erinevaid näokreeme ja mina muide käisin Clinic Plussis, käisin hammaste pärlipesus ja tegelikult kõige väärtuslikum osa sellest on ju see, näita nüüd oma hambaid. No on küll puhtamad, jah, ma ei oska ise ilmselt nii hästi pesta. Aga seal on kinkekaart ka siis? Ja seal on kinkekaart 50 € osas ja seal ütleme niimoodi, et tegelikult tuleks hammaste hügieeni ja tervisega tegeleda oluliselt ennem seda, kui on vaja meditsiinilist abi ja tegelikult eemaldada hambakivi, tegeleda suuhügieeniga, kasutada kõiki muid asju, näiteks hambaniidiga, mina ei ole sugugi heades suhetes, aga ma arvan, et selline asi tuleks abiks ja ma ei arva, et see peaks olema alati hammaste valgendus, mis on ikkagi päris nagu hirmutav. Aga me soovitame nüüd, et inimesed kindlasti küsivad, et me jagame seda, teist ja kolmandat siin, et kuidas, kes siis saab need kingitused. Kui te kirjutate meile, esitate võib-olla selliseid küsimusi või saadate selliseid küsimusi, mis meid erutaks. Või siis jagate lugusid oma elust. Me oleme ka need on väga toredad olnud, jah. Oli skandaalne, et Delfi, jah? Ja see oli skandaalne@delfi.ee, kuhu te võite kirjutada, et teie mõtted ja tagasiside emotsioonid. Näiteks noortest meestest, vanematest meestest, ebavõrdsetest suhetest, iluoperatsioonidest, sellest, kui raske on Eestis olla vanem naine. Ja. Mina loeks sellest hea meelega, ma lähen järjest vanemaks. Kui raske on olla Eestis vana mees. Seda me kuuleme kogu aeg ja igalt poolt. Ma arvan, et vaata öeldakse, et Alzheimerisse ja siis sellesse, mis see teine on, kus sul mälu tuhmistub, on ikka meesterahvad rohkem nagu haigestuvad. Siis ma mõtlen küll happy them, nagu, et õnnelikud nemad, et mäleta mitte midagi. Mitte midagi, jumala tore on ju. Jah. Nii, ühesõnaga, siis meil on lint šokolaadikommid on siin esil väga nunnud ja väga isu äratavad ja siis My Magic küüned. Mina olen juba nüüd, issand, võin küll öelda, aastaid käin My Magicus ja olen väga-väga õnnelik. Ja siis Clinic Plussi hamba pärlipesusse juba rääkisid, Kala-Arsenalisest rääkisime, reisihunt. Ja reisihunt. Nii, mis sa selle kohta oskad öelda? Ma oskan selle kohta öelda, et nad on teinud seal, on välja toodud eraldi
koht, et kui sa nagu paketikas.ee, et kui sa tahad kuhugi reisile minna, siis ta pakub sulle kõik need paketid, et tahad 7 päevale Vietnamisse minna, mis hotellid, millised rannad, mis iganes, et selles mõttes teinud hästi lihtsaks selle valiku. Jah, et selles mõttes, et sa ei pea jooksma läbi kõiki reisibüroode kodulehekülgi, vaid need jooksevad sulle kõik ühte kohta kokku. Ja sel aastal, kuna ma jõudsin juba Vietnamini, on meil hooaeg ka hoolitsenud meie lugemisvara eest, et see on Sinisuka valge sari ja need lood on, vähemalt need 2, mida mina lugesin, on naistest. No need on kõik naistest, sest ma sain terve portsu neid raamatuid ja siin on näiteks üks on Vapper ema, kes siis räägib siis arva kellest. Ma pakun, et mõnest emast. Ei, kõige kuulsamalt jalgpallurist Ronaldost ja minu jaoks täiesti müstiline ja uskumatu, kui palju on tema ema kannatanud. Ma ei teadnud, ma ei olegi sellest varem nagu kuskilt lugenud. Minuga ei ole. Et milliste läbi suurte katsumuste üksi kasvatades poega, ise olles lastekodu laps kusjuures veel. No ühesõnaga, ma soovitan seda raamatut soojalt lugeda ja teine oli Kalifaadi hoor ja teate, seda ma ei suutnud. Näete, mul on isegi järjehoidja siin, et ma lugesin ja ma viskasin selle raamatu mitu korda käest ära, ma pean ütlema. Tähendab, ta on kohutavalt põnev. Noh, me ju ei tea nendest muslimi traditsioonidest ja islamiriigi jõhkrustest ja nendest, me võime aimata, aga see, mis sellesse väiksesse raamatusse mahub, see on päris julm. Ja kusjuures mina pean tunnistama, et mina olen just see inimene, kes isegi võtab lennukisse kaasa paberraamatu, et ma ei lähe selle lugeriga, et mina pean raamatut saama katsuda ja sirvida ja panna oma neid lipikuid siia vahele. Vahepeal mõne koha peal ma isegi mõne mõttekillu joonin alla või teen endale väikse märkme, et see on natuke nagu päeviku eest ka, et hiljem mulle meeldib raamat võtta riiulist ja siis vaadata, et mida ma tol hetkel mõtlesin. Selles mõttes on need raamatud ka nagu mingi omalaadne võimalus reisida riikidesse, näha seda riiki seest poolt. Sest kui sina lugesid seal Kalifaadist ja Ronaldost, siis minu raamat oli siis Vietnamist ja sellest, kuidas üks Vietnami aadliperekonnast pärit tüdruk ühines revolutsionääridega ja elas džunglis ja kuidas temast sai hiljem siis ajakirjanik ja filmilooja ja peab tunnistama, et selle aja jooksul, kui ma seda lugesin, ma olin ka pikemal sõidul ja õnneks mitte roolis, siis ma korduvalt pidin leidma erinevaid fakte siis nagu selle kohta, mis seal Vietnami ajaloos on toimunud, et miks seal olid vahepeal siis hiinlased, jaapanlased, kus sinna sattusid prantslased ja siis kuidas ja miks üks tüdruk, kus peres on 12 teenijat, siis otsustab selle elada peotäiest riisist 9 aastat, sünnitada olematutes tingimustes lapsi, niimoodi, et ta meest ei näegi ja siis kogu aeg nagu elada selle all, et lennukid said sa selle vastuse siis? Minu arvates ma ei saanud seda vastust, sest need raamatud tavaliselt on kirjutatud ju kellegi variautoriga koos ja nad on mõlemad raamatud, mida ma lugesin, on üsna nagu neutraalsed, aga klassikalised sellised olemuslood, mis annavad nendele lugudele lõhna ja värvi ja nad on küllalt neutraalsed. Kui see lugu oleks kirjutatud Eestist totalitaarses süsteemis naise olukorrast, oleks see palju kirglikum, aga ta oli neutraalne ja see andis sulle võimaluse ise otsustada selle üle, et kuidas see lugu on räägitud. Nii, ja lõpetuseks siis ütlen, et meil on seljas, kes siis ihaldab snoobi riided järjekordselt, nad on ka varem meid riidesse pannud ja Pariisi vesi, meie Colliers toodetega meigid on täna tehtud siis nende vahenditega, et mina olen küll väga rahul. Ma pean ausalt öeldes ütlema ja sa näed täitsa hea välja. Vaata, sinuga kohtudes ei saa teistmoodi, et ettevalmistamine hakkab juba väga pikalt ette. Ja kas sa nüüd mäletad, kust me pidime järgmise saatega jätkama? Mäletan, me pidime rääkima iluoperatsioonidest ja vanadusest. Hurraa! Me oleme varem ka rääkinud iluoperatsioonidest. Võib-olla räägime siis väärikast vananemisest või? Räägime vääritust vananemisest. Okay. Hea tüdruk